Seda me oleks kedagi mõrvamas käinud. Hommitaga 23. november, reede, kell on, ma unustasin vaadata, 19:30 ja ma tulen teie juurde köögist. Sellepärast, et kui ma päris aus olen, siis ma plaanisin seda blogi teistmoodi teha. See, kus ma olin koolivaheline jalkavõistlus ja siis oli miksiüritus. Kõik ühe päeva jooksul tahtsin filmida tervet enda nagu päeva, aga ma unustasin kahjuks enda blogi kaamera koju. Seega plaanide muutus ja ma otsustasin, et ma teen hoopis terve video ainult retsepte ja ma proovin siis teha selliseid rämpstoite, mis ma arvan, et paljudele väga meeldivad, aga teha need tervislikuma versioonina. Nüüd me hakkame küpsetama köögivillakrõpse, ehk siis see on asendus tavalistele kartulikrõpsudele, mis sa saad poest, mis on väga nagu rasvaselt praetud ja üle maitstatud nagu soola, kõike see on hästi palju. Seega me hakkame nüüd ise neid tegema. Põhikostus ongi siis köögiviljad, mida sa võid ise valida ja me otsustasime teha pastinaaki, kaalikat, peeti ja porgandeid. Maitsestamiseks on vaja oliiviõli, soola. Hakkame pihta! Esimese asjana meil on vaja kõik lihtsalt ära koorida. Me juba pesime enda köögiviljad ära. Reaalselt Ellu andis mulle sellise koorimise. Ma ei oska isegi sellega. Seda ei pea koorima või? Või peab või? Ma ei tea, ma ei söö muidu kaalikat. Kas seda üldse saab koorida või? No midagi minust peaks ära lõikama. Kuidas sa sellega? Ma ei saa aru. Võib-olla teeme vahetust. Ma teen seda, sa võtab. Aga mul on koormisnuga ikka vaja. Igatahes samal ajal, kui me puhastame, siis me mõtlesime, et räägime üldse toitumisest ja ma guugeldasin toidumüüte või nagu siukseid fun fact'e ja ma leidsin päris huvitavaid asju ja osad olid minu jaoks uued, nagu ma arvasin terve elu valesti. Seega ma mõtlesin, et ma küsin Ellu käest, kas ta on neid kuulnud ja siis te ise saate ka mõelda, et kas te olete seni õigesti arvanud ja õigesti selle koha pealt toitunud. Näeline. Mis sa seni kaua oled arvanud külmutatud köögiviljadest toituväärtuse koha pealt? Ega ma ei ole väga midagi arvanud, sest ma ei väga ei osta neid. Okay. Ei, nagu mul on see, et mina väga ei osta, sest mulle tavaliselt need segud on sellistest asjadest, mis mulle väga ei meeldi. Nagu mis seal sees on siis nagu ei no ma ei tea, mingi herne ja mingi porgandisegud ja no siukseid asju vahepeal ma ostan, kui ma panen need mingi voki sisse. Okei. Aga nagu ma arvasin, et need on pigem veits madalama toituväärtusega kui värsked asjad, aga tuleb välja, et ei ole. Sellepärast, et need on ikkagi korjatud sel ajal, kui need on nagu täiesti küpsenud ja siis ära hakitud ja pandud sinna. Ja siis on nagu säilitanud see, kas seal külmutamise nagu ei lähe midagi kaduma. Pigem kaob toituväärtus siis ära, kui sa neid puhastad. Kui ma ei saa täpselt ära. Nagu no see on see, vaata, et koore sees on nagu täiega mingid vitamiine värki. Okay. Ma arvan, et järgmine on see, et sa tegelikult ise tead õiget sellepärast, et me oleme seda õppinud, aga nagu rasvad. Nii. Sest ma arvan, et kui sa oled vaata põhikoolis või siuke, või ma tean, sa vist õpid seda gümnaasiumis, ma ei mäleta täpselt kus, aga nii, kui sa oled nagu noor või siuke mingi 12, 13, ma ei tea, siis mina küll minu arust olin nagu kuulnud rohkem seda, et rasvad on kahjulikud. Nagu mingi friikates mingi uue palju rasva ja mis iganes toidudes vaata, et rasva peaks vähem sööma ja nii. Mis sest praegu arvad, on muutunud arvamuse? No sa ei saa seda ikka mingi räigelt sisse viisutada nagu mõistlikkuse piires. Seda ja, aga kas sa arvad, et rasvad on kahjulikud? Näiteks kui sa üritad vaata kaalus alla võtta, kas sa arvad, et sa ei peaks üldse rasva sööma või? Pigem võib-olla jah, ma ei tea, nagu jah, pigem võib-olla küll. Väga hea, saime vahele võtta. Mina mäletan, nagu nüüd, kui ma lugesin seda gümnasistina, siis ma teadsin kohe, et see nagu, et rasvad ei ole kahjulikud, või no selles mõttes hea, kui sa oleneb milliseid rasvu sa sööd, aga rasvad on eluks vajalikud ja sul on vaja ikkagi no süüa. Vaja on ikka aga nagu sa ei saa neid süüa ja mingi räige. Ja, no selles mõttes nagu ilmselgelt pead kõiki asju sööma mõistlikkuse piirides, aga et rasvad tegelikult sul on vaja süüa ikkagi rasvaseid toite ka. Sul on lihtsalt kui palju rasva ja millised seal on. Sul on vaja olla ettevaatlik küllastunud rasvadega. Oota. Põhimõtteliselt küllastunud rasv happed on peamiselt loomsetes toitudes ja nendega vaja ettevaatlik olla, sest sul suureneb risk südame ja veresoonkonna haigustele ja isegi vähitekkele. Seega nagu seal on nagu mingi kokasaade välja, ma peaks selle thingiks tegema. Kokasaated või? Jah, või nagu selles mõttes, meil on vaja mingi nimi. Näitega, et seda me oleks kedagi mõrvamas käinud. Vaata, meil on vaja mingi nimi panna. Kas meil ei olnud juba mingi aga meil oli jah midagi. Ei, aga meil oli see kolmik, mis meil kahene. Ei, aga ma mõtlen kuskil, ma sõitsin bussiga kuhugi. Vihkel.
Elvik kõlab jumarasti. Elviku kokkasaade. Elvik kokkab. Ei vä? Andke kommentaarides, kas te tahate, et me teeksime kokkasaate ja mis selle nimi peaks olema. Tema on Ellu, by the way, et kui te soovite meile mingit nime mõelda. Nii, mis sa sellest arvad? Kui me räägime kaalu kaotamisest, et kui sa teed sporti, kas see nii, et mida rohkem sa higistad, seda rohkem sa võtad kaalus alla? Või see on nagu... Jah. Ma arvasin ka nii. Nagu, et vaata mingi, mida rohkem sa pingutad ja mida rohkem higi voolab, mingi rasv läheb, eks ju. See tegelikult ei ole nii. See on see, et sul ei ole vaja saada nagu see, et sa pingutad mingi hullult, et mingi maks purte ja mingi läheb, vaid see on pigem see, et sul on vaja sobivat pulsisagedust ja siis sul peab pulss püsima kogu aeg sel nagu tasemel ja siis sa teed nagu pikalt nagu mingi 45 minutit järjest selle pulsisagedusega. Ega see sõltubki erinevad trenniliigid, kas sa teed just niimoodi intensiivselt paar korda või siis niimoodi madalama... Ei, see ongi see, et näiteks osad mõtlevad näiteks, et kui sa teed 45 minutit järjest siukse keskmise pulsiga, siis sul vaata võib-olla higi ei voola nii palju, kui sa mingi 5 minutit paned maksimaalselt pingutad ja siis nad arvavad, et selle 5 minutit ma põletasin rohkem kui 40 minutit, et tegelikult sul on see, et sul peaks olema see pulss nagu sage ja nii, mis oli minu jaoks tegelikult uus, ma ei olnud nagu niimoodi mõelnud varem. Ma arvasin ka, et mida rohkem mul üldse mingi surnud, rohkem mul mingi läheb. Aga tegelikult on see pigem pikalt, mitte et sa korra pingutad 100%. See passinab kuidagi roosaks ainult seda käed on nii nagu punased. Me hakkame neid nüüd hakkima ja oluline on see, et sa teeksid nii õhukesed viilud, kui vähegi võimalik, sest siis omata suurem tõenäosus on ära küpsevad ja lähevad krõmpsuks, sest kui need on jube paksud, siis on teevad pigem nätsked. No see on tegelikult see, mida suurem nugas, aga parem sul on õhukesi ka teha. Mul on veits väike, aga ma proovin. Ja see viimane fun fact. Seda ma tegelikult olin enne kuulnud, aga ma ei olnud nagu mingit teaduslikku tõestust seal taga lugenud või sellised, see mis mingi teised väitsid. Mis sa arvad, kas pruunil ja valgel suhkrul on vahe? Et kas nagu pruun suhkur on tervislikum? Jah. Oskad sa öelda miks? Ei. Tegelikult tuleb välja, et ei ole. Alguses ma arvasin ka kogu aeg, et pruun on tervislikum, aga siis üks hakati väitma, et tegelikult ei ole, sest et mõlemad on ikkagi suhkrud ja väga suurt vahet ei ole. Nagu pruunis suhkrus on hästi natukene neid mineraale rohkem, aga kui sa võtad, nagu see on selles ühes väikses nagu terakases või nii, aga kui sa nagu võtad seda suuremast kogust või nii, siis see vahe võrreldes valge suhkruga on nagu nii minimaalne, et su keha ei saa sellest vahest aru. Nagu see tegelikult ei ole vahe, et neil on lihtsalt ongi tekstuur ja maitse on nagu erinev, aga üks ei ole tegelikult tervislikum. Proovin teile näidata, et kui jõukesed need peavad olema niimoodi, et see peaaegu paistab läbi ja nüüd ellub nagu porgandviil, see on ilmselgelt liiga paks. See on vaja saada õhemaks. Miks me ei tee mingi viili kui sellega? Sul on vä? Ma ei teada, mul ei ole sükust asja. Okei, mul väsib käsi reaalselt nii ära juba. See kaaliks on nii kõva. Selleks tuleb ikka aega varuda ja on hea, kus sul on kellega koos seda tööd teha. Mul on reaalselt isegi mingi masin, millega saab lasta. Miks me seda ei kasuta? Mingi kombainiga. Saate aru. See kombain on haige, ma näitan teile reaalselt. See kadus sekundiga ära, mis mingi 10 minutit. Tavaline köögikombain. Minu arust me oleme ära andnud, sest me ei kasutanud lihtsalt nagu vaadake, kui ilusad jõhukesed on. See läks aastalt mingi 2 sekundiga. Me panime praegu ahju ka tööle, see peab olema siis 170 kuni 180 kraadi seal vahemikus midagi. Ja ma näitan teile, mida see imemasin teeb. Reaalselt, nii kiiresti. Vaatame. Siin on meie ülejäänud köögiviljad, mis ei mahtunud hetkel siia plaatidele ära, sest et tal on 2 plaati, seega peame vaheldumisi tegema. Me jaotasime need nii laiali kui võimalik. Tegelikult siin peaks olema see, et jätad nii palju õhku kui võimalik, et nad siis panna neid isegi kokku, siis need lähevad krõmpsumaks, aga me lihtsalt ei mahu need rohkem ära, seega need on veits üksteise peal. Ma loodan, et need ikkagi lähevad krõbedaks, aga eks näis, ma teen seda ise ka esimest korda. Nüüd on vaja need õliga üle käia ja maitsestada. Nii, me panime natukesi õli ja paneme sellega peale, aga need hakkavad jubedalt liikuma ja seal oli tegelikult öeldud, et segada kätega ära. Seega ma arvan, et kui mul on peale pandud, siis ma kohe panen käed sisse, aga mul on vaja teine plaadike siin ka veel teha. Ja nüüd segan need siis kätega ära, et saaks ühtlaselt. Ma loodan, et ma liiga palju seda ei pannud, ma ei tea, mis seal polnud nagu mingit kogust öeldud lihtsalt, et piserda. Aga ma arvan, et pigem vähe võib-olla, muidu on need mingi üle ujutanud äkki ja nätsked. Nii,
ma sõndisin siin Ellu niimoodi maitestama. Ta tahtis hakata terve peoga lihtsalt laskma. Mõtlesin, et ei, sa võtad siit ja vaatad, et iga tükk saaks. See on see, kuidas mina maitestan. Need on kartulikrõpsud, ma tahan, et maitset ka oleks. Või no need ei ole kartulit köögivilja, vabandust. Kartulit pole kuskil. Ja me praegu kuulame siin ka telekast. Mis asi see on, mingi MTV või? Jaa, ei VH1. VH1 ja siis teema on Sing Along of the Century. Siin on väga huvitavad laulud. Kuigi ma ei tea, palju te üldse siin kuulate. Ahju, me beebid lähevad. Seega, ma loodan, et kõik läheb hästi. Paljud räägivad, et neil ei lähe krõbedaks, aga ma arvan, et on lootust, et neist kasvavad edukad. Oota, kaua nad olema pidid? 20. Meil on siin retsept, mille järgi me vaatame nii 15 kuni 20 minutit seega jälgime ja ma panen kõik retseptilingid, mida ma olen ise kasutanud, kus ma olen netist leidnud, panen ka alla, et saate vaadata, kui tahate meid koguseid või täpsemalt õpetust. Teise retseptina, et meil oleks natuke ka proteiiniallikat, otsustasime me teha kana, aga mitte tavalist, vaid seesami mee kastmest kana. Need on nagu, kas see on Hiina või Jaapani või Aasia? No igatahes mingi Aasia söögikohtades tavaliselt saab seda. Igatahes ja me otsustame seda nüüd kodus teha, aga me ei hakka fritüürima, sest et sa paned lihtsalt õli sisse ja see on läheb liiga rasvaseks. Ja see õli raiskamine ei ole väga tervislik ka. Seega me otsustame lihtsalt pannil tavaliselt praadida. Mida selleks siis vaja läheb, on maisijahu, seesamiseemneid, 2 muna, 2 kanafileed või broilerifileed, ketšupit, sojakastet, seesamiõli. Selle ma leidsin Selverist, seal kus on need mingi Aasia ja Tai toitud asjad nagu mingi Tex-Mex ja mingi nachod ja kastmed ja seal oli see mitte tavaliste õlide juures. 1 sidrun, mett ja maitsestamiseks kasutame soolapipart, sest et originaalretseptis oli 5 spice powder, aga me ei leidnud seda kuskilt poest, seega me just teeme soolapipraga. Ma panen siis kõigelt kaussi need 2 muna. Ja siis 2 suppilusikitäit sojakastet. Ja nüüd ma lihtsalt vispeldan kõik ära. Ja Ellu hakkib selle kanafilee lihtsalt siis kuubikuteks ja võimalikult ühe suuruseks. Nüüd ma võtan eraldi poti ja hakkan siia tegema siis seda teist vedelkastet, mis läheb pärast kana peale. 4 suppilusikatäit vett. 4 suppilusikatäit ketšupit ja 4 suppilusikatäit mett. Ja siis paar tilkasta seesamiõli. Oi. Ma kogemata palas. Ma ei tea, kas te saate aru. See lõhnab üli hästi, ma ei usu, et see liiga hullune. Nagu terve see siin peal on see õli. Ups. Mis on ikka? Samal ajal kui Ellu sai enda kanad valmis, ta paneb need siia muna ja soja segu sisse. Mina jätkan enda kastme valmistamist. Nüüd on vaja natuke riivida seda sidrunikoort siia. Ja nüüd tuleb ülejäänud terve sidrun siia lihtsalt sisse pigistada. Ja nüüd me panime ta siia pliidile, me hetkel väga ei seganud ja siis madalal kuumusel kuni 10 minutit peaks olema ja siis ta läheb paksemaks, praegu ta on hästi vedel ja just väiksed mullid pidid ka tulema, eks ju. Nüüd jätkame sellega, siia on vaja tunde järgi lihtsalt lisada maisijahu. See on mega veider kollane. See video, mille järgi teeme, seal on küll jumala valge, seega ma loodan, et see on õige asi, aga noh, jahu on jahu. Ja seal pole öeldud ka neid koguseid osade asjade puhul, seega paneme lihtsalt tund... Ei, tal on nagu ikka palju. Ma mõtlesin, et seest valad otse. See oli korralik. Liiga paljuks. Ja siis on lihtsalt vaja ära segada, nii et seal mingeid mulle ei tekiks. Muidu see küpseb ära ja sa hakkad sööma, sul vaata jääb jahu klomp suhu, seega see on vaja ära segada korralikult. Ma unustasin lisada maitsaineid, seega paneme nüüd natuke soola ja pipart ka. Ja nüüd hakkame ülejäänud kana igatahes praadima. Mine panniteist siin juba küpseb. Enne kui ne pannile panna tuleb, siis tuleb nii natuke nagu nõrutada, et liiga palju seda kastet ei tuleks. Näevad väga hea selle suhtes krõbedad, siis peab kaste ümber. Lõhnab ka väga hästi. Kuigi Ellu arvab, et see ei näe õige välja. Tal on mingi junnist välja. Mul vahet pole. Minu arvates tunduvad head. Kas seda peaks sul ka segama või? Segasin ju. Okei, suurepärane. Ja nüüd meil tuleb siin teised 2 plaaditäit peeti ja kaalikad. Teised, mis ma just ahjust välja võtsime, pastinak ja porgand siin jahtuvad. Tunduvad küll nagu vaikselt hakkavad vist krõvedaks minema. Peavad siin õhu käes rohkem olema. Palasime kastme siia kaussi ja nüüd paneme kana ja siis on vaja need seesamiseemned veel peale. Biotäie nagu. Nagu nii segad kõik ära ju see kohet. Ja selline on siis lõpp-produkt. Me just tegime sellest paar instapilti reaalselt vaadake, kui hea. Oota, me peame teist testi vist ka tegema. Võtame kohe sinu jooksul. On meil mingi kahvlid, Illeme kokku. Cheers! Peaks nüüd külmaks sain juba. Ma söön kõik ära.
kasten jälle. Ma vist ei ole tegelikult seda söönud varem restoranis, aga ma ei oska midagi võrrelda. Aga see on väga hea. Nagu fritüüritud on oleks see krõbedam. Aga see kaste on üle hea. Ja nagu mingit krõbedust on ikkagi äärtustunda, see on nagu teeks veel. Me nüüd jääme siia. Uuendus. Me siis praegu vaatame üle enda neid köögivilju. Me näeme, et need on ikkagi, kui sa katsud seda struktuurit, need on veits nagu pehmed mingi koha pealt. Ja siis ma guugeldasin, et mida teha, kui need ei ole veel täiesti krõbedad. Ja seal öeldi, et nad jätavad üle ööks need siia välja, et õhu käes lähevad. Ja kui hommikul ikka ei ole, siis paariks minutiks tagasi ahju. Seega näeme hommikul ja tšekkame, kas midagi on muutunud. Tegelikult ei ole hommik, vaid öö, mis see kell on mingi 11, ma arvan. Ja veerand 12. Ja me vaatasime Elluga praegu filmi ja nüüd meil tekkis smuutisu. Seega mõtlesin, et ma võiks teha smuutikaussi, kuna mul nagunii see retseptide video polele, siis ma jagan teiega seda. Seega, mida vaja läheb, on põhimõtteliselt tavalised smuuti asjad nagu ikka. Ehk siis mina kasutan tavaliselt värsket õunamahla, siis banaan, külmutatud marjad, mul on siin vaarika mustikas jagu kirsid, laim, mis annab maitset ja kreeka jogurt praegu meil on mingi maitsega ka ideaalis maitsestamata. Ja siis pärast maitsestamiseks me paneme sinna peale pähklivõid ja siis natuke banaani, mis üle jääb ja siis veits külmutatud marju kaasega need sama asju paneme põhimõtteliselt nagu peale. Mis vahe on siis smuutikausil ja lihtsalt nagu smuutil on see, et smuutikaus on paksema tekstuuriga, ehk see on nagu acai bowl ja see tähendab seda, et ma panen näiteks banaani vähem ja vedelikku ka vähem ja rohkem külmutatud marju, et see tuleks siuke paks nagu jäätise moodi. 2 inimese portsu jaoks ma panen 1 banaani, sest tavaliselt üksi ma panen ainult pool. Panen seda jogurtit mingi 2 lusiketäit. Natuke vedelikku, alguses vähem ja kui seguni siis pärast juurde panna. Rullin enne, et see läheks pehmemaks ja siit tuleks rohkem vedelikku välja. Võtan siit mingi 1/3. Ja see tavaliselt ei segunegi nii hästi kui smuutis, aga seda lihtsalt vaja segada. Et kui sa paned lihtsalt vedelikku juurde, siis ta tuleb liiga vedel. Aga see on ikkagi liiga vedel, praegu meil on vaja marri rohkem panna. Vaata, oot. Need teevad alati. Meie lõpp. Tulemus. Ma panin siia veel seemneseguga ja nüüd üritame neist mingi hea pildikese ka saada, sest et need on väga cool, need näevad nii suurtavad välja. Just teed snappi. Nii cute. Väga naine ära. Ja nad maitsevad imehästi, sest ma olen 100 000 korda varem teinud ja see mu lemmik go-to retsept reaalselt. Hommik täna on siis tegelikult üle järgmine päev ehk 25. november ja pühapäev. Ja need on mul üle 2 ööd siis siin väljas seisnud, sellepärast, et kui ma Illu juurest tulin, siis ma pidin need kõik koju transportima, need köögiviljad. Ja ma panin ühte kilekotti kokku, aga osad olid ainult krõbedad ja osad olid veel veits nagu oliiviliga koos ja natuke nagu niisked. Seega kõik läksid niiskeks ja siis ma pidin neid hakkama uuesti kuivatama. Seega tõenäoliselt, kui sa oleks nagu kogu aeg kodus olnud ja neid mitte liigutanud, oleks see normilt välja tulnud. Aga ma laotasin need kõik siia. Uuesti siis 2 ööpäeva on mul niimoodi istunud väljas ja õhu käes kuivanud. Ja nüüd need ei olnud täna ikka veel täiesti krõbedad, nagu need olid pool krõbedad, aga osad veel tundsin, et võiks rohkem. Seega ma panin nad nüüd 70 kraadi juurde uuesti ahju paariks minutiks, nagu 3-4 minutit maks, sest muidu hakkavad juba natuke kõrba minema. Ja nüüd nad on nagu siuksed selle õige krõbeda tekstuuriga ja nüüd mul lähebki praegu viimane see ahju täis või plaadi täis ahju ja siis ongi valmis kõik teised, ma olen juba ära küpsetanud. Seega, kui sul kohe ei tule krõbedad, siis lihtsalt järgmisel päeval viskad korraks ahju ja siis on jumala korras. Aga võib-olla on sul kohe pärast esimest küpsetamist krõbedad, et ma ei tea täpselt millest see oleneb, aga siit on juba näha. Oota, ma võin maitsta. Kas te kuulete, kuidas see krõbiseb? Ja, soola osas oli üleoluline see ettepanek meresoola, aga need maitsevad täitsa nagu päris köögiole krõpsud või nagu isegi kartuli krõpsud. Ma isegi ei saa aru, et see mul peet oli, mida ma praegu sõin. Wow. Nii, nüüd kus mul on kõik retseptid tehtud, ma annan teile enda soovitused või mis ma õppisin. Köögivilja krõpsudega oli see, et need olid jube aega nõudvad, nagu võttis päris kaua aega kogu see protsess hakkimine. Kui sul on köögikombain, siis see läheb kiiresti, aga kui sa pead käsitsi tegema, siis see on suht asitav ja võtab aega, et samal ajal soovitaks mingit sarja vaadata või filmi või midagi. Et see võtab tükk aega ja siis ahjus küpsetamine, see ahjus küpsetamine on see, et sa ise ei pea nii palju tegema, vaid need lihtsalt peavad sul
pikalt seal istuma ja siis võib-olla järgmine päev on vaja uuesti, et see nagu ajaliselt see on selline pikk protsess, aga see on täiega väärt, sellepärast et need krõpsud olid nii head. Kuigi ma oleks võib-olla tahtnud, neid oleks nagu rohkem, sest need tõmbavad ahjus väga kokku. Seega see kogus ei ole tegelikult üldse nii suur, mis sa saad. Selle kana osas, see oli mega hea, ainult et ma oleks tahtnud, et see oleks veits rohkem olnud seda tainast ümber, et see mis krõbedaks läks, et seda oli nagu veits vähe minu enda jaoks. Seega järgmine kord ma võib-olla paneks siis rohkem jahu. Ja smuutikausside osas tuli kõik väga sujuvalt välja, seda ma olin varem teinud, see on mu enda retsept ja see on siis asendus jäätisele ja see on reaalselt ainuke asi, tänu millele ma suudan jäätise söömist enda igapäevaelust nagu välja lõigata. Ma söön ikkagi jäätist, aga nüüd ma söön vähem, sest varem ma sõin reaalselt nagu päevas mingi 2-3 korda jäätist, ma seda armastan nii väga, aga nüüd ma söön oma smuutikausi ja mu magusaisu on täis. Seega, kui te ise ka midagi kodus kokates, ei pea isegi olema nendest retseptidest, mis mina näitasin, siis kindlasti postitage ka Instagrami pilt hashtagidega parem kokka ise ja tervislik on parem, sest et nende seast saan ma valida mõned inimesed välja, kellega koos me siis detsembris kokkame, aga terve selle kampaania detailid ma jätan videokirjeldusse, seal on üks link, kus te saate neid tingimusi lugeda ning see on hetkel minu poolt kõik. Kindlasti jätke kommentaaridesse, kuidas teile meeldis selline koka video, kas tahate, et ma jagaksin veel teiega retsepte ja kas teile meeldib pigem, kui on nagu ühes videos palju retsepte või on nagu tavaline vlog ja sinna sisse on pistetud näiteks üks retsept. Ja kui te ise proovite ka neid asju ära, siis andke mulle teada, et kuidas välja tuli, mis teile maitses, kui teil on veel mingeid soovitusi. Ja visake ka pöidlad püsti, kui teile meeldivad koka videod ning subscribe'ige tulevasi videoid näha ning näeme varsti järgmises vlogis. Tšauki!